Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere head tennisesõbrad! Eesti Davis Cupi meeskond maailmaliiga teises grupis on äsja alistanud Vaikse ookeani väikesaarte ühendvõistkonna 4-0. Tänases Matšpalli podcastis võtame need meeleolukad 2 päeva kokku ja peab ütlema, et sellist stuudiot meil pole olnud alates eelmisest suvest, kus me olime Herne tänava tenniseväljakute välikohvikus, aga siin oleme Tondi tenniseväljakute kõrval. Davis Cupi peaareen jääb meile selja taha. Ühesõnaga oleme samadel toolidel, kus Toomas Kuum ja Riho Kallus tegid Delfi TV stuudiot, kui juhtusite nägema. Ja seltskond on ka sama nagu meil esmaspäeval podcastis, Toomas ja Riho. Tere teile! Kuna meil siin üks mikrofon on, siis me selle käest kätte anname. Kõigepealt annan Toomas sõna sulle, mis meeleoluga sa lähed siit ära, mis tunded, emotsioonid sulle nendest 2 päevast jäid? Hea tunne jäi ja võit võiduks nii-öelda, aga eelkõige on oluline see, et kuidas mehed mängivad. Hea asi, et Jürgen tuli appi, ikkagi tundus, et võib selleks vajadus olla ja ta on ekstra vist lausa peaaegu vist viimane kuu, võib-olla Riho teab isegi täpsemini, on nagu treeninud just selleks Davis Cupi matšiks. Ja Mark Lajal, see on kindlasti üks märksõna ja teine märksõna, esimene ongi see, et Jürgeni osalemine, teine märksõna Mark Lajali esitus ja kolmas tänane paarismängu esitus Kenneth Raismaa esituses. Mõte on milles? Mark Lajali muidugi silmad on pööratud tema suunas juba siin võib-olla viimased vähemalt 2 aastat. See on meie lootus ja potentsiaal on tal olemas. Ütleme niimoodi, miks ta ei võiks ka maailma esisajasse mõne aasta pärast tõusta. Ja Kenneth Raismaa puhul see moment just, et loodame, et hakkab ka jälle tuuril jälle kaasa lööma. Ja jäi siin stuudios olles, jäi selline siin nii-öelda 4 silmal ja mängude vahepeal, kui on vestelnud temaga ka Riho ja ma olen ka rääkinud ja on selline mulje, et ma arvan, me näeme teda tihedamini jälle tuuril kaasa löömas. Loen siis skoorid ka statistika mõttes ette. Davis Cupi leht ennast lahti ei loe, lööme Delfi lahti ja Jürgen Zopp siis alustas eile Vanuatu tennisisti, kes on siis meie külaliste teine number, Clement Maingui alistamisega 6-2, 6-4. Mark Lajal sai hakkama külaliste esinumbriga Põhja Marianidelt pärit Colin Sinclairiga 7-5, 7-5 ja paarismängus olid Zopp ja Raismaa parem Sinclairist ja Brett Bodineest 6-4, 6-2. Vladimir Ivanov 4. mängus, mis jäi küll sümboolseks, alistas Matthew Stubbingsi 6-2 ja mis see viimane set jäi? 6-2, 6-2. Riho, sa tegid intervjuu vastaste kapteniga. Mis mulje see seltskond üldse sulle jättis? Jah, nii eksootilisi külalisi väga tihti siin Eestis ei näe, aga äärmiselt soojad ja sõbralikud inimesed ja kõik, kes siin suhtlesid nendega, ütlesid, et selliseid inimesi tihti ei näe. Et väga hea ja positiivse mulje jättis ja kui me nüüd siin tagantjärgi seda seisu vaatame, mõtleme, et võib-olla tegelikult meeste tennisest me ei saa palju rääkida tihti ja täna seis on suhteliselt edetabeli järgi üsna õnnetu, et kui me teame, et meie Eesti esireket on täna karjääri lõpetanud Jürgen Zopp siiamaani seal pea 800 ATP edetabelis, et siis
see ei kajasta tegelikult meie reaalset seisu ja Eke Tiidemalil on pink on väga pikk ja neid poisse, keda võiks veel ja veel siia Davis Cupi koondisesse kaasata, on ju päris palju. Me võime siin nimetada Danil Klinka kahtlemata, Mattias Siimari, kes on Ivanoviga fantastiliselt hästi paari mänginud ja kui me alistasime ka Gruusia väga tugevate paarismängijate vastu ja siin on ju veel Siim Troost mänginud, Oliver Ojakäär, Markus Mölder on peale kasvamas ja on ka mänginud, võib ka siin olla Karl Kiursaar, kes mängib väga hästi paari. Et siin neid mängijaid meil on, jah, aga eks meil ühtepidi oli siin nagu justkui võidukohustus, aga nagu ütles ka kapten enne matši algust, siis vastaste esireket oli ju kõvem mees ja kõrgem ATP tabelis, nii et nagu me ka Toomasega arutasime, ikkagi see väga otsustav moment oli esimesel päeval Margi matš ja kui Margi matši vaadata, me räägime ju mängijast, kes esimest korda tegi oma debüüdi siin, ta on küll oli ka koondises Šveitsi vastu, aga platsile ei saanud, mängis oma esimese matši, sa mängid siin kodupubliku ees, sa ei ole kunagi Davis Cupi mänginud ja mängid siin, lisaks sellele veel sa mängid endast tugeva vastase vastu ja sa oled mõlemas setis murdega maas, aga sa suudad selle matši ära võtta, et see ikkagi võttis pinged maha enne tänast paarismängu ja ma usun, et poistel oli ikkagi 2-0 eduseisust seda paari mängima minna palju parem ja nagu ütles ka Toomas, siis ka minule jättis väga-väga fantastilise mulje just Kennet, kes võib-olla täna oli see mees, kes tõmbas ka Jürgenit just seal esimese seti lõpus tähtsatel hetkedel rohkem kaasa ja no maailmaklass oli Kenneti serv, Kennet servis fantastiliselt hästi. Nii et üldmulje on positiivne, me saime oma ülesannetega hakkama ja saame sügisel hakata ikkagi maailma teist gruppi mängima. No enne kui me Margist võib-olla pikemalt räägime, ma arvan, et vääriks seda siis mis sa, Toomas, arvad, kui tänane paarismäng oleks kaldunud teisele poole? Kas me oleksime võinud ikkagi selle matši võiduga arvestada? Nagu ka Eke ütles sulle intervjuus, et 2 üksikmängu võiduga nad olid ikkagi arvestanud. Jaa, no ikkagi nende teine number, seal on ikkagi klassivahe suur ja ma isegi ütlen niimoodi, et näiteks Ivanov näiteks. No ta oleks võinud täna ju vangerdada tegelikult, isegi kui näiteks seis oleks olnud. No teoritiseerime, et kõige hullem variant oleks muidugi 1-2 näiteks kaotusseis peal, et ütleme, Mark poleks näiteks eile jagu saanud ja paarismäng oleks ka ära läinud, siis oleks tõesti võib-olla keeruline seis, et ütleme, Jürgen oleks siis mänginud nende esinumbriga, see oleks muidugi iseenesest väga huvitav matš olnud kindlasti, aga teine number, no seal praktiliselt ükskõik, kes meil platsil oleks tuld, tõenäoliselt oleks selle nii-öelda peanaha võtnud. Aga ma usun, et ikkagi paarismängu see teine set ka näitas, et no ma ei tahaks ikkagi uskuda 3 parem mäng, mitte nii nagu ITF-i turniiridel, et sul on otsustav punkt ja otsustav set on 10 kiire lõppmäng. Et seal võib igasugused asju juhtuda. Aga ikkagi pikk mäng ja kodus ja no olekski läinud aia taha esimene set. Ma ikkagi ei kahtle, et oleks võidetud ja siin Eestis mängudes me Rihoga ka reportaaži ajal vaatasime neid vanu, mis mälus opis olid ja mässid, siis tegelikult ju see on ulme mänge on võidetud ja just paaris mängus. Ungari vastu näiteks üks matš, kus ka mängis Marton Fuksovits muuseas, ta oli siis veel noor, 10-8 ja Leedu vastu oli vist ka 8-6 või mida, siis mängiti 5 parem veel setid. Et eestlased on tegelikult läbi aegade paaris mängu mänginud ju üldiselt hästi, kuigi siin võib-olla mingi periood oli vahepeal nagu selline kerge mõõn, aga meil on just põhi võib-olla isegi raskus on kaptenil, nagu Riho ka mainis, et pink on nii pikk. Sest kui Mattias Siimar tulnud, oleks võinud vabalt olla meil paaris mängus võib-olla väljas hoopis Siimar Ivanov näiteks. Aga me ei tea seda, et ühtepidi on sul hea, kui sul on pink suur, aga teisipidi muidugi sa pead õige otsuse langetama. Et tegelikult see kapteni roll kohati tundub, et milles see seisneb, et üks asi on taktika, teine asi on õige mehe valid platsil, sa näed nende meeleolu ja oskad, vaatad muidugi ka vastaste võib-olla järgi, et kes soovib sinna kõige rohkem vastu. Nii et ütleme niimoodi, et see 4-0 on petlik iseenesest, et see mäng oleks võinud ka nii-öelda keerulisemalt minna. Aga läks nii ja mis meil paremat siis üldse tahta on. Aga mõte oli Margist natukene pikemalt rääkida, mittegi niivõrd sellest matšist kui üldse Margist kui Margist, et kui ma eile siit hallist ära läksin, minul oli esimene kord vist näha Marki oma silmaga koha pealt mängimas, ma olen näinud teda läbi arvutiekraani juunioride slammi, mis oli Wimbledoniks. Aga
mulle jättis ikkagi väga hea mulje, et esiteks nii emotsionaalset kuju meil pole vist Davis Cupi meeskonnas Eesti eest varem võistelnud. Eke käest küsisin ka seda, Eke arvas, et võib-olla Kennet ja Alti arvad sinna, jah. Tema arvas, et Kelnet ja Jaak Põldmaa võib-olla kannatavad võistlus välja. Aga Alti Vahkal vaieldamatult. See Alti oli juba 19 aastat, kui ta Soomes mängis, ma võin aastaga eksida, 94 või 95, seal 94 vist oli, siis kui ta lausa Soome meedia, siis ju kaotati küll matš Soomele, Andres Võsandel mängis, aga ta tekitas totaalselt furoori, siis 5-setises mängus võitis ju Eesti paarismängu Võsand, Vahkal olid, see oli väga kõva paar, seal Kim Tiilikäine, no ütleme, kes seal juures oli, et need, kes tennise juures on väga kõva paar, ja siis Vahkali, muises, ma natuke hüppan teemast nagu kõrvale, siis olid sellised keerulised ajad 90-ndatel. Aga ma ütlen selle välja. Kui oleks Alti Vahkal valinud profitennise tee, näiteks paarismängijad, praegu on ju väga palju spetsialiseerinud paarismängule. See on paljud ka teised asjatundjad, oleks top 20, aga tema oli emotsionaalne mängija, sa pole võib-olla Gunnar lihtsalt tema mängu niimoodi näinud, nii et õiged nimed. Aga ma isegi ütleksin, et number 1 võibki isegi vaata, et võib-olla Alti olla. Igatahes nii palju, kui seda publikut siin oli, tõmbas Mark ikka, palju või selle olla, Sota oli? Jah, tõmbas selle ikka päris korralikult käima ja tunde oli selline, et siin on umbes 300, aga mis teie Margi mängust kui sellisest üldse arvate? No üks asi, mis me Toomasega kohe silma torkas ja mida me arutasime, mis on äärmiselt positiivne, me oleme hästi palju ka siin ju neid nii-öelda maailma tipptasemel ATP turniire ja matše kommenteerinud ja näinud, et see kindlasti on seal vaja, sa pead olema selline karakter, kes ise ehitab neid punkte üles ja kes ise teeb ja toimetab, et see jättis nagu väga positiivse mulje, et Margil on see mäng olemas ja kohe, kui tal tekib murdosa sekund variant ja võimalus midagi ise teha, siis ta on seal võrgu sees ja valmis seda punkti kohe endale võtma, et see jättis väga positiivse mulje, ta liigub hästi, tal on fantastiline serv, fantastiline eeskäsi ja ta suudab selle pealt väga-väga hästi mängu üles ehitada. No ma olen Margi selles mõttes kuidagi on nii kujunenud, et mulle nii tundub vähemalt, et kuidagi on selline hea side tekkinud. Et vahest on ka Facebookis seal midagi teineteisele kirjutanud ja ma arvan, et selle esimene pikem kunagi vist üldse intervjuu, mis oli vist minu tehtud, kui see oli vist lausa 2 aastat tagasi või no, ülimalt sümpaatne, intelligentne, aga just see, mis on vaja tennises või üldse spordis, on see sportlik viha, see, mida sa ka ise rõhutasid, Gunnar, et see lööb välja, seal nagu ka halastamatu nii-öelda võitlus käib, kuna Erki Noolgi ütles, et ütleme okei, see võib-olla näide oli natuke laiem, et sportlane ei pea olema võistlussituatsioonis liigselt, ütleme, selles mõttes gentleman, et nagu pehme ei tohi olla, sa peadki olema nii-öelda karm mana. Et see aitab sul, see on hästi oluline, see on sageli Eesti sportlaste üleüldine, mitte ainult tennise, see on natuke see probleem olnud, et me oleme natuke nagu pehmevõitu või ei julge emotsioone välja näidata. Aga mängulises plaanis, kui serv jookseb, see sama Pärnus turniir, kus ta pika tie-breaki kaotas Patrik Niklas Salminen. Mehed mõlemad põmmutasid seal servi niimoodi, et mis hirmus. Tähendab, juba siis ma nägin seda servi potentsiaali. Okei, mõni mäng võib-olla ei jookse see nii hästi, aga see näitab potentsiaali ära ja nüüd nägime ka, et üldiselt ikkagi serv jooksis. Aga eks seal on kindlasti mingid sellised võib-olla nüanssi, et tõrjel on kindlasti varu veel. Nii-öelda, et vastasele muutuda selles mõttes ohtiks, kui sul endal serv jookseb ja vastane näeb, et tõrjud ka nii-öelda, et ei saa servist alati initsiatiivi, et see oleks selline oluline moment. Ja võib-olla, kui nii täitsa spetsiifiliseks minna, et võib-olla nad teatud positsioonidel võib-olla tagakäe löök seal väikselt kord, ta ise ütles ka tegelikult täna mulle, et ta teab, selles on see küsimus, et tema on ikkagi näha professionaalne sportlane ja temaga tehakse tööd ja kuulge, kui inimene teeb trenni ja üsna sageli, näiteks Danil Medvedjeviga, siis
no ega see niisama ka ei ole, et see tippmängija ju ikkagi ka ju valib ju see päris ka nii ei ole, et kuule, aga et mängi, et noh, et kutsud kellegi sealt kuskilt nurga tagant, okei, vahest võib olla, et ei ole saada, aga kui sa ikka nii tihti saad mängida ja suhelda ja ma arvan, et sealt ta saab ka kogemusi tegelikult. Kui sa tippmängija käest nii-öelda seda, et noh, mis kindlasti ma usun, nad arutavad neid mingi mängusituatsioone, võib-olla Mark küsib, jälginud Danilil, et noh, seal võidetud või siis kaotatud mängus, et kuidas selles situatsioonis, ma usun, et nad räägivad sellest, et see on no tuult tiibadesse, et no ma nii tõesti südamest hoian pöialt talle. Meil läheb septembris läheb see värk siin nüüd edasi, vastaseid muidugi veel ei tea, et võib tulla jälle selline eksootilisem vastane, võib-olla siit Euroopast mõni lähem, aga mis te arvate, septembris läheb meil ikkagi ju veel Jürgenit ja Vovat vaja, et sellist, me ei saa öelda, et põlvkondade vahetus toimus nüüd punkt täna ära, et Jürgen ja Vova puhke jalga. No ma ütlen paar sõna, ei, kindlasti mitte ja Eke ütles ju ka, et tõenäoliselt ikkagi vähemalt lähimad 2 matši, noh, kas siis, no küsimus on see, kas nad ise tahavad mängida, see on ka muidugi oluline, et palju mängupraktikat on, see määrab hästi palju, aga ma arvan, et vähemalt, et nad oleksid saadaval ja valmis mängima on tõenäoliselt veel võib-olla 2 järgmist matši, sest et tegelikult noh, Ojakäär ka juba tuleb järgi, kui nüüd Kennet tuleb, läheb tuurile tagasi ja esialgu siis ega Mattias ei ole ka ju veel päris pole sugugi ju püssi põõsasse visanud, nii et ikkagi jah, võib-olla isegi kuni 3, sest Ivanov on ka selles mõttes, kui ta vähegi ikkagi mängib, on ta selline nii-öelda kindel lüli, kes sa saad ikka tagataskus seda võtta, ütleme, et eriti veel selliste tiimide vastu, kus võib-olla on tugev küll tiim, aga võib-olla teine number ei ole nii, ütleme nii ohtlik, siis just sellised kogenud meie mängumehed on väga tähtsad, saad siis nende vastu välja panna. Ma tahtsin lihtsalt lisada seda, et tegelikult enamus potentsiaalseid vastaseid on juba selgunud, et nendes siis maailmaliiga teises grupis play-off mängud on siis sellises seisus, et Iirimaa on saanud loobumise Hiinalt, Iirimaa on üks potentsiaalne vastane, Dominikaani Vabariik juhib Vietnam vastu 2-0, see matš ei ole veel lõppenud. Läti võitis Taid 3-2, Läti on siis üks potentsiaalne vastane, kellega me oleme siin varasemalt ka rinda pistnud. Guatemala ja Taipei 2-0, Taipei juhtimas, Indoneesia võitis Venezuelat, nii et Indoneesia on üks vastane ja Egiptus võitis Küprost 3-1, Jamaica ja Kreeka matš on nüüd 2-2, veel otsustav mäng käimas. Monaco on võitnud Marokot 4-0, Bulgaaria on Paraguay vastu juhtimas 2-0 ja El Salvador alistas Zimbabwe 3-1 ja Hong Kong, China, kuidas ta siis eesti keeles on, ongi Hong Kong või? On siis jagu saanud Beninist 3-1, nii et enamus vastased on selgumas, siin paar matši on veel lõppemas, nii et ega siin, kui neid vastaseid vaadata, kapteniga rääksime ka, et ei tahaks neid Lätit ja Iirimaad kindlasti, aga siin on, ma julgeks küll öelda, et siin on enamus on ikka võidetavad meie jaoks, võiks olla võidetavad. Need, kes esimese grupi play-offis kaotavad, need ju kukuvad ka teise või? Selles mõttes on sul õigus jah, et need, kes esimese grupi play-offis kaotavad, need on siis see ülejäänud sats, kes sinna kukkuda võivad, et kui me vaatame nüüd neid matše, siis siin on selgunud, et kaotanud on Taani, kaotanud on Poola, kes on väga raske vastane, Poola on kaotanud Portugalile ja raske vastane ja Barbados on tõenäoliselt Ukrainale kaotanud, on selgunud. Leedu on mängimas Pakistani vastu otsustavat matši, Berankis kindlasti Leeduga me oleme ka palju mänginud ja loomulikult riik, kellele me siin juba just kaotasime, Šveits tõenäoliselt ikkagi Liibanonist saab jagu, et Boliivia, Peruu, Mehhiko, Valgevene on siis Mehhiko saanud loobumisvõidu Valgevene vastu, nii et ma arvan, et siin on ikkagi päris paljud riigid on meie jaoks võidetavad. Et siin on väga ebaühtlane tase ja see uus Davis Cupi süsteem on selle lõpuks, see vaikselt loksub järjest rohkem paika, aga kuna see on alles nii noor, et siis vanasti need tsoonide ja gruppide süsteem tekitas selle, et ikkagi Euroopas oli palju-palju raskem kui teistes tsoonides. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Toomas, sul on serjas Ukraina.
värvides särk, räägi, mis särk on? Et selline väga hea, ütleme, rariteetne särk, siis tegelikult ju, kui oli 2014 Krimmi sündmused, siis Ukraina-Belgia matš peeti siinsamas Tondi tennisekeskuses ja toodeti siis neid särke. Et ma arvan, et ma oleks siin, kui mul seda särki poleks olnud, siis oleks ma võib-olla juba tänaseks päevaks oleks mul juba nii-öelda trükitud midagi analoogset, aga siin on väga hea nende vapp on ja minul on isiklik suhe Ukrainaga nagu tihe, et ma olengi tegelikult pooleldi ukrainlane. Ei räägi küll ukraina keeles, aga suudan ikkagi enam-vähem aru saada, kui loen. Või kui kuskil stuudios mingi talk show on näiteks. Ja ka nii palju, ma ei tea, see ei pea kõik teisi huvituma, aga vähemalt neid linnu, kus praegu elavad mul sugulased, et neid veel natukene on seal, võib-olla paar pommi on visatud, aga nad on esialgu nii-öelda oma elurütmis, aga ma võin öelda rahvale niimoodi, et üks huvitava detaili mul ütles kohe sõja teisel päeval sugulane, et Molotovi kokteil hakati kohe valmistama ja kodutud, kelle võib-olla üks vara natuke ongi pudeleid korjata ja neid siis kuskil realiseerida, siis kodutud tulid suurtes massides ja tõid oma nii-öelda vara natukese nendesse kogunemispunktidesse, nii et see näide lihtsalt sellest piisab täiesti, et aru saada, millega on tegemist. Kui me esmaspäeval rääkisime seal meie Delfi stuudios, siis ei olnud veel teada, mis Venemaa ja Valgevene tennisistidest tennisemaailmas saab. See küsimus on tegelikult väga lähedalt puudutanud ka Eesti tennist, et Tartus toimus ITF-i turniir, kus ikka väga paljud Eesti tennisistid andsid meditsiinilise loobuka, et ei saanud poliitilist loobukat, sellist asja ei ole olemas, aga Toomas, mis sa arvad, juunioride tennis, mina ütlen, et see asi peaks toimuma, tulebki anda loobuda, aga Märten Tamla stuudios oli natukene teisel arvamusel, milline seisukoht võtta? Jaa, oli küll. Ta põhjendas, ega selles põhjendus oli oma loogika olemas, et tõesti, et milles nagu lapsed on süüdi, aga ma ütleksin, et siin on selline nüanss. Tavaliselt need lapsed käivad oma vanematega siin mängimas. Vanemate meelsust me ei tea. Konkreetne turniir oli muidugi see õnnetu juhus, et tõenäoliselt oli juba enne registreeritud ja see tuli nii-öelda sõitis sisse. Praegu on võib-olla, kuigi lubatakse mängida, aga olukord on selgem, võib-olla peavad rahvusorganisatsioonid ka mingid muutused tegemist, kui nad näevad, et paljudel turniiridel ikkagi ka individuaalturniirid antakse loobumisi, siis see on keeruline teema. Ma olen selles mõttes nõus, et nagu laps, ta ei ole tõesti isiklikult süüdi, ega ju enamus võib-olla või vene sportlasid, kuigi nad on väga tagasihoidlikud olnud oma seisukohtades, just tennisistid on ju ühed aktiivsemad olnud oma meelsuse väljendamisel. Nüüd on vist maletajad, ma tean, aga üldiselt väga nagu nõrk on see asi. Mul on piinlik nende sportlaste üle. Ja ma siin Vene raadiole andsin ka intervjuu, tähendab venekeelsele raadiole ja siis ma ütlesin välja selle mõtte, et see on kõik need asjad on seotud tegelikult. Ma ütlesin selle mõtte välja, et nad ootavad, nad istuvad, see on kuulus ju ütlus, et ka Nõukogude Liidu ajal, et kõik istusid köögis ja kirusid võimu, eks on ju. Ja siin praegu on täpselt samamoodi, istuvad seal kuskil köögis, nurgas ja kiruvad, ei julge, muidugi seal läheb, ja tänu selle läheb üha karmimaks seal see repressioonid ja teatud rahvamassi juures ei saa enam rahvast represseerida, aga nad on argpüksid. Nad on argpüksid ja siis vahetavad värvi võib-olla siis, kui on nagu seis, nagu justkui kaldub näiteks nii-öelda valgete jõude poole. Ja see on üks moment. Teine moment on, miks seda kõike tehakse. See ei ole ainult see, et nagu protest, vaid selle taustal on see, et praegu majandus see on kolossaalne, milline kukkumine seal on. Kaup enam ei liigu lihtsalt põhimõtteliselt nii Venemaale ega ka välja. Välja arvatud siis need energiatooted siis osaliselt, ka mitte enam täies mahus. Et just nimelt pole midagi teha, mõjutada nende ühiskonna meelsust. See on selles mõttes nagu see käik, et neil, kas nad suudavad ükskord
nii-öelda ühiskonnasiseselt mingi pöörde teha, see on ülikeeruline. Tähendab, kogu see ühiskond vajab puhastumist ja mina ütlen, et Suur-Venemaa saab eksisteerida tulevikus riigina ainult sel juhul, kui neil on reaalne föderalism, noh, ma ei tea, kas enam sarnane nagu on Ameerika Ühendriigid, kus on kohalikel siis on see Tatarimaa või midagi iganes, et neil on suhteliselt suured õigused, see on ainuke variant, et see riik ei lagune. No ja siis teine see halb variant, et ta siis üritab kogu aeg laieneda, aga no seda tal ei lasta teha. Mul on lihtsalt natuke kahju, et see sama teema, et teised riigid nii-öelda ei taha nagu nii-öelda vahetult mingites olukordades kokku puutuda Venemaaga konfliktis. Aga ma ei saa mida nad ootavad, sest et no viimast uudis räägivad, see on iga päev, iga minut tähendab surnuid. Ja loodetakse tõenäoliselt selle peale, et Venemaa sõjavägi nõrgeneb, nende moraal kukub ja ühiskonna siseselt, et nii-öelda, et nad lahendavad kuidagi selle probleemi mingil hetkel ise, aga ma kardan, et seal on see kõik on nii ära nagu tsementeeritud see süsteem, et see võib venida väga pikaks, no. Ja tundub, et ta nagu ei rahune maha, no. Aga tänased vahepealsed uudised olid küll veidi positiivsemad seal mõnel rindelõigul, et noh, muidugi tugi on pretsedenditu iseenesest, et seal on teatud nii-öelda militaar ja geopoliitilised mingid otsused on vaja veel sinna juurde saada ja mina ütlen küll, et 3. maailmasõda käib, kuigi paljud nimetavad seda 4., sellepärast, et külm sõda oli justkui siis nii-öelda ilma relvatärinata maailmasõda, et see käib juba ja siin ei tohi küll järgi anda. No jutumärkides tunnustame ka Venemaad tänase relvarahu eest, et tahtsid midagi lisada? See on ka peaaegu et fake, sest et juba on infot, et eks muidugi propaganda, noh, mõnes mõttes töötab mõlemilt poolt, aga on juba andmeid, et kui on humanitaarkoridor, siis seal siis kasutatakse hoopis, see on umbes nagu see Gruusia case, et kogu aeg nad lihutavad piiri iga aasta umbes, ma ei tea, 10 meetrit või 50 meetrit kogu aeg nagu sisemaale Gruusia poole. Ja seal on ka, et nad ka kasutavad seda humanitaarkoridoride liikumist, no mitte võib-olla igal pool, eks on ju, kasutavad nii-öelda, et ise kuidagi siis liiguvad, no kuna inimesed ümberringi siis liiguvad nagu lähemale oma jõududega. Ja minu teada ühes kohas nad ju praegu vahepeal katkestasid ühe selle liikumise ja vist muudeti marsruuti, nii et no see on iseenesest, et üldse räägitakse sellest, see on muidugi super, siin peavad rahvusvahelised organisatsioonid ka hästi palju kaasa mängima, aga eks see ei saa juhtuda 1 päevaga, 2 päevaga. Aga neid ju uskuda ei saa. See on kurb, aga neid uskuda ei saa. Nad ei pea ühestki lepingust praktiliselt kinni. Aga tulles tagasi tennise juurde, meil oli 2 täiskasvanud tennisisti ikkagi, Danil Klinka ja Jelena Malõgina Kasahstanist, Nur-Sultanis. Kuidas nende otsust hinnata, et sa oled ikkagi päris kaugele kohale läinud, aga tabelis on vastas Vene tennisistid, tol hetkel nad olid veel Venemaa lipuga ka, kui need matšid toimusid ja nad mängisid, jah. Et oli ka Tartus neid, osad, kes mängisid. Et ja tuleme, meil hakkab see turniir nüüd Indian Wellsis, seal on samuti Venemaa tennisistid, Valgevene tennisistid, küll liputa. Nüüd vist juba, võeti Valgevenelt ka ära? Ma arvan, see just nimelt see liputa mängimine, see on ka üks nüanss ja ma arvan, et see on nagu päris sellest tipus või profis, seal on ju väga paljud ju tegelikult ju ka suhtlevad oma. Näiteks ma toon näite, et Darja Kasatkina on ju ka väga tihedalt suhtleb ju Anett Kontaveidiga ja ma ei selles mõttes juba ka laske nagu kujutada ette, et loos viib neid kokku, et mis siis teha. Et kindlasti see ei ole siis sel juhul Kasatkina suhtes nagu personaalne, et nagu näiteks ütled, et ei, ma ei mängi. Ma arvan, et see siiski see võib iga päevaga muutuda. Küsimus on selles, kuidas need sündmused arenevad, aga probleem on selles, et miks võib-olla mõnel juhul, miks sportlased julge oma meelsust öelda, kuna Venemaal on represseerimisel üks huvitav lähenemine. Nad hakkavad, näiteks kui sa ütled neile, näiteks mõni sportlane ütleb midagi nagu nii negatiivset võimude vastu, siis võib vabalt nii olla, nad hakkavad survestama vanemaid sugulasi, see on üsna levinud meetod
nii et see on see nagu võib-olla probleem ühtepidi, aga saab ju nii teha, nagu Rubljov on teinud ja nad on oma meelsuse avaldanud, vältides nii-öelda otseselt nii-öelda nende presidenti võib-olla sealt solvamast või mida iganes. Et on võimalik öelda, et nad on ikka väga passiivsed. Et kui nüüd need sündmused ei lähe nagu nii-öelda paremuse poole, lähipäevadel vaevalt, et ma ei välista, et lihtsalt ühel hetkel lihtsalt keelatakse ka individuaalmängudes, või individuaalvõistlustel osalemine. See ei ole üldse välistatud. Aga hakkame siin jutte kokku võtma, et järgmine nädal tuleb kindlasti huvitav, sest suured turniirid lähevad edasi ja ega meil ju suuri pressikonverentse pole selle sõja ajal olnud. Nüüd peavad siis kõik need Valgevene ja Venemaa sportlased ka pressikonverentsil ilmselt aru andma. Mina isiklikult ootan näiteks avaldust Arina Sabalenkalt, kes on siiamaani sotsiaalmeedias väga, väga vaikne olnud, või Toomas leidis hõlma alt mõne postituse. Mina ei näinud mitte ühtegi. Ma lihtsalt ütlen seda, et see idioot, kes seal võimul on ka Sabalenkaga minu teada tenniseväljakul toksinud. Ja kõik endised Azarenka kohta ma ei tea täpselt, aga Kovartsova ja siis mul ei tule üks jumal hoidku, ta oli vist maailmas 400 või 500 üks mängija, andis talle isegi nii-öelda tund, aga see oli varasemal ajal seal kuskil 13-12 aastat tagasi, nii et üldiselt need tippsportlased on seal, võib-olla ei ole ka päris nii, et nad ise tahavad, eks on ju, et nii-öelda riigi boss või kuningas nii-öelda tahab siis neid tippudega siis nii-öelda, ta on ju sport on tema jaoks kõva pauku nagu sportlaste osas on sanktsioonid, see lööb temale väga valusalt, Putinile mitte nii palju. Aga selge, pool tundi oleme juba jutustanud ja septembris loodame, et saame jälle kodumängu, eks, et ei pea kuskile Jamaikale reisima. Hetkel ei tahaks kuskile reisida. Riho, tahad ka veel lõpusõnad öelda, et mida me lähinädalatel tennises võiks jälgida? No loomulikult lähinädalatel tennises me tahame jälgida kindlasti Kaia Kanepit ja Net Kontaveiti, see on kõige olulisem, nii et mõlemad meie naismängijad on osalemas nii Indian Wellsis kui ka Miami turniiril, nii et jälgige ülekandeid ja jälgige neid mänge. Just nii, tuletan meelde, et tennis@delfi on ka olemas meil selline meiliaadress, kellelgi on küsimusi, ettepanekuid, lihtsalt tagasisidet ja meid on võimalik kuulata mitte ainult Delfi tasku leheküljel, vaid ka SoundCloudis, Apple Podcasts, Google Podcast ja kõik need teised podcasti rakendused ka, ja kui te tahate, et värske saade jõuaks teieni esimesena ja koos märguandega, siis igal nendel rakendusel on ka subscribe'i nupp olemas, kasutage julgelt. Aitäh ja rahulikku päeva! Matšpalli pani mängu Unibet, mängijatelt mängijatele.